2. Seda ei saa selguda, sest et kui me võtame ühe õuna ja liidame talle teise õuna, siis mitu õuna meil on? Meil ei ole ühtegi õuna. Aga oletame. Vaatame 2. No näe. Aga kui me võtame ühe näpuotsa täie tolmu ja liidame sellele teise näpuotsa täie tolmu, siis saame teada, et tuba on koristamata. Võimatu. Tervises. Või kui me püüame peopisele ühe tilgavett ja teisele peopisele teise tilgavett, siis saame teada, et katus sajab läbi. Ära tegele kõrvaliste asjadega. Aga meid ei huvita see mitte kõrvaline. Ah nii, ja mis sind siis huvitab? Mind huvitavad rohkem sellised asjad, et kuidas saab moos kommi sisse, kes keskkängudele tasku tõmbleb. Lollus. Räägi aga, varsti sa ütled, et jõuluvana ja päkapükke pole ka olemas. Aga neid ei olegi olemas. Mine mütsa, sa oled õpetaja ja ei tea sedagi, et jõuluvana on olemas ja päkapikud. Ja mida see Alfred sul siis õpetab? No näiteks seda, kuidas panna 4 elevanti ühte autosse. Nii, ja mismoodi neid siis panna? Väga lihtne, 2 ette ja 2 taha. Lollus. Aga sa tead, pärast kaelkirak autosse ei mahu. Iga lapski teab, et kaelkirak ei mahu autosse sellepärast, et tal on liiga pikk kael. Vale! Kaelkirak ei mahu autosse sellepärast, et elevandid on ju juba ees. Nüüd aita. Minu arust ka. See 1 + 1 võib inimesed hulluks ajada. Sina ja mul kopsu üle maksa. Oot, see on võimatu. Inimese koos. Ja noh, maks. Suu kinni. Aga ma ei taha suu kinni. Ma tahan veel teada, miks mõnikord õpetajad laste peale karjuvad. Eks ema mõnikord nutab. Ja siis tahan ma veel teada, see asi on armastus. Mina tahan praegu teada, kuidas panna üks sulakas poiss ühte nurka ja vastus on väga lihtsalt. Kõrvu pidi. Sa tegid mul kõrva peas. Pole midagi, tiimid tagasi. Nüüd istu siin ja mõtle oma käitumisele järele. Peeglimees, kes elab peegli sees? Alfred! Mis lahti? See olen mina, Johannes. Ma Ma tahtsin lihtsalt küsida. öö on. Ma tahtsin lihtsalt küsida, sest pärast peab õppima matemaatikat. Kui peaks ka hoopis teisi asju. Kuule, mine pane magama. Aga ma ei taha magama. Aga mina tahan. Ma tahan. Sa rääkisid mulle armastusest. Miks ma peaksin seda sulle rääkima? Kui ma võiksin hoopis oma suures voodis magada. Sellepärast, et ma palun. Saa valukas, saab magama. Sa oled samasugune nagu õpetaja. Mine nurka, söö seda ja ära joo seda. Ah, mina olen nagu õpetaja, jah? Ei noh, eks ma räägin sulle armastusest, aga ise sa tahtsid. Jah, Aga ära sega vahele. Niisiis, sellest on juba 100 aastat, kui see kõik juhtus. Ühes riigis elas kuningas ja kuninganna. see on ju nagu mingi muinasjutt. Kuule, ära taputa siin midagi. Ühes riigis elas kuningas ja kuninganna. Nad tõusid hommikul üles, pesid hambaid ja tõid putru. Tere hommikust, mu kuninganna. Tere hommikust, mu kuningas. Kuidas magasid, mu kuninganna? Tänan küsimast. Hästi. Ja ise? Tänan küsimast.
Ka hästi. Vaata, milline maitsev puder on. Nämm. Või puder on tõesti maitsev. Nämm. Pudrulugusid kuulasin ise ka igal hommikul. Kuule, noormees, kui sulle miski ei meeldi, siis kebi magama. Nii, puder oli nämm. Ja siis tõusis päike. Ja kuningas ja kuninganna oleksid olnud väga õnnelikud, kui neil oleks olnud lapsi. Tüüpiline. Kuule, kui sulle miski ei meeldi, siis ma ütlesin, et mine magama. Olgu vabandust, ma enam ei tee. Tegelikult see oligi igav. Mõtle ise, oled kuningas, valitsed riiki ja kui pole põdu kõrvale muud jõuda kui selle, et kui pagan õnnelik sa oleksid, kui sul oleks üks Scratchu ja Vikise beebi. Aga kas sa said selle lapse? Kas ma sain just selle lapse? Jah, kas me saime lapse? Oi, loomulikult te saite selle lapse. Ühel hommikul tegi kuninganna klõpssilmad lahti. Tegi klõpssilmad lahti. Ja mis ta näeb? Tal on sündinud beebi. Hurraa, enam noor printsess! Karjus õukond nagu aruks ära. Kas kurg tõi teile selle lapse? Mis kurg? Loomulikult tõi selle lapse kuningannale kurg. Selline pikk ja sihvakas kurg oli. Ja räägi edasi, kas edasi sai? Kutsuti kokku kogu külarahvas. Oot, ise ütlesid, et see oli kuningriik. Kuule, selleks on ikkagi ligi 100 aastat, kui see kõik juhtub. Kust ma pean kõike mäletama? Aga ühte ma mäletan. Talle pandi nimeks Okasoosike. Kas oli ikka ilus nimi? Mis edasi sai? Kutsuti kokku riigi kõige ilusamad, jõukamad ja targemad halbjad. Neid oli 11 ja kui kõik andsid oma kingitused kuningannale ja kuningale üle, läksid kuningas ja kuninganna kohe kingitusi andma. Nad polnud ammu kingitusi saanud. Kingitused mulle meeldivad. Mulle ka meeldivad kingitused. Aga ühe halbjana unustasid kutsuda. Selle kõige väiksema ja tillukesema ja viletsama nad unustasid kutsuda. Tere, mina olen väike vilets haljas. Miks sa unustasid? Sest et ta oli nii väike ja vilets. Ta ei meeldinud inimestele. Ta ei osanud anekdoote rääkida ega kravelit mängida. Mis on sellist kutsud? Teised teevad vähemalt nalja. Aga sa väike ja vilestus. Väga. Ta oli nii kurb, et hiilis ikka salaja kohale. Kui kõik halbjad andsid oma kingitused Okasoosikesed üle, ta sai palju ilusaid kingitusi. Sealhulgas olid peeglid, küünelakid, puudrid, likade värk. Ja kui kõik olid oma kingitused üle, astus see väike ja vilets haljas ette ja teatas. Printsess Okasoosike on kaunis, liiga kaunis, aga kahjuks juhtub nii, et kui ta saab täisealiseks, siis torkab ta endale sukanaliga varbasse ja sureb. Oot, räägi edasi. Kas see printsess suri? Loomulikult. Mitte. Sest õnneks leidus kuningriigist veel üks haljas. Aga ta unustas oma kingituse kuju. Tere, mina olen teine väike haljas. Mina unustasin kingituse koju ja mul on nii häbi. Ei, mis sa pidid ütlema? Muuda surm ära.
siis tuli üks kerjuseit, kes oli tegelikult väike ja vilets haldjas. Mis ma näen? Sul sokid puhkasokki. Anna ma joon siia. Ma panen su kohte ära. On nii väljus. Kerjuseit nagu kerjuseit ikka. Mõtlesin okas on sellest. Muidugi on ilus, ta on ju printsess. Kas teie oskate siis sokke põletada? Loomulikult. Anna oma jalg siia. Ai, armas! Samal hetkel jõudsid koju okasullikese ema ja isa. Anna andeks, tütreke, aga isa kaotas su passi ära. Ei kaotanud mina. Kaotasid küll. Aga kallis laps, mida sa teed? Ei naelume sokke. Ise printsess, aga jookseb aukus sokkidega ringi. Nagu mõni vaene luules. Ema, isa, ta torkas mind, mul on nii valus. Kuhu ta sind torkas? Anna ma puu peale. Siia. Ja siis vajusid kõik. Aga niimoodi ei saa. Ja nüüd magama. Ma puhkan võtke. Ta ka ju magab. Olme, nii kui ma teda nägin, ma kohe tundsin, ma pean teda veel nägema. Nägid ära, nüüd aita. Mis see? Ma lähen ja otsin selle autosüükes üles. Ja siis? Otsin üles ja abielu temaga. No hea tee. Kuule, sa minu ikka mõtled ka ikka, mis sa nagu teed või? Lähen ja otsin selle autosüükes üles. No, otsin üles abielu temaga ja nagu õpinelikult. Aga oota, tule tagasi. Sa ju ei saa niimoodi minna. Mismoodi? Niimoodi sokkis. Oota siit. Näed, võta. Mis nendel on? 7 kilomeetri rapal. Pane alla. Aga mismoodi 7 kilomeetrit saab? Noh, paned kõik alla ja astud ühe sammuga 7 kilomeetrit. Mul on seda nähtud. Oota. Ma tulen ka kaasa. Mul ei ole neid 7 kilomeetrit saappaid. Savi. Võta see ka. Hakkame minema. Arva ära, mis see on. Üks must ja seisab ühe jala peal. Ma ei tea. Ühe jalaga neeger. Tead? Aga see, arva ära, mis see on. 2 musta ja seisavad 2 jala peal. Ma ei tea. 2 ühe jalaga neegrid. Ei ole. 2 neegrit seisavad 1 jala peal. Ma peaaegu oleks ära arva. Aga see, arva ära, mis see on. Suur must ja seisab 3 jala peal. Seda ma tean. 3 neegrit seisavad 1 jala peal. Ei ole. See on Tiit Kaar. Mingi kondi-junni. Kes te olete, kes te tahate? Tahame teada, kas okasulk jääb siin. No see tähendab, kas ukaslasike magab siin, magab küll. Mis siis? Ma tulin nüüd üles jalutama. Inge paneb heaga minema. Me tulime ka ükskord okasulukist üles jalutama ja vahatamist vist sai. Jah, vahatamist mis sai. Minu meelest pole neist midagi kasulikku saanud. Just, mis ei saanud midagi kasulikku. Minust ka ei saa. Kuule, lähme ära. Ei saa ju okasülkest igavesti siia magama jätta. Ta võib ju lahatiselt saada. Ei lähe siis tagasi. Ei lähe jah? Vaata, kui julge. Näin julged jah, peaaegu nagu meie. Olge nüüd ja kenad ja tulge eest
ära. ei saa, sa pead enne mõistatuse ära arvama. jah, meie küsime ja sina vastad. ja kui valesti vastad, siis muutud ka lugereks. kuulge teie, me oleme ikkagist päris pika maa maha käinud. jah, ja sina muutud ka luukereks. kuule, ütlete kindlasti ära. Need ise juba ähvardavad ka. Meil ei ole ju midagi valida. Laske tulla. kui palju on 7 + 2? 9, laske midagi. kõige raskem alles tuleb. kuidas saab teada, et elamine võib pakka? Ma arvan, et sa pead teadma. tuleta meelde, ette öelda ei tohi. ei tohi jah, taha ei tohi ka öelda. tea, elamant punane auto, siis saab panga ees. ära arvas. arvas jah, Kus me nüüd võime minna? nüüd tuleb kõige viimane ja kõige keerulisem. milliseid kire on jões kõige rohkem? Märgi. seda pole keegi ära arvanud. seda ei arvanud isegi mina ära. Seda tean ma ka. Vilja ütles 1 sent, teisele. mis ta siis ütles? jah, mis ta ütles? Saame nurga peal kokku. ahaa, saame nurga peal kokku. jah, me lõpuks võime minna. minge, minge. Tere, ma olen Johannes. Tere, mina olen Johannes. Tere, mina olen Johannes. selleks oli vaja igavene pikk maa maha kõndida, et vaadata, kuidas inimesed norskavad. Lähen üles. No, ma tulin kaugel. mis teid aga huvitab? Mida peab olema, mis meil üles on? Tean, hüüame kõik koos. Okas roosike, ärka ülesse. Okas roosike, ärka ülesse. Okas roosike, ärka ülesse. stopp! siin ei aita enam midagi. hakkan parem minema. Ei ärka. ma ju saan aru, et see oli su esimene arvamus. aga näed, ise ka ei jätka. Ei ärka. Lähme. ärge veel minge, meil on veel nii palju mõistatusi. väga tore. pange kirja ja saatke postiga järgi. Aga ei saa niimoodi ära minna. mis nüüd siis veel? me võtame siin veel paar päeva ja sureme nendega. Ei, tahaksin teda suudelda. suudelda. okei, ärge enam lähme. mine tee oma bussi ära ja hakkame minema. mine, okei, ma. oot-oot, kas see oli õnnes või see oli tõesti? missugune nägemann suudleb meie tütrega? Oi, kui kaunis. Seda olin juba 100 aastat suudelnud. Viimati oli see siis, kui me läksime passi sugulastele täitma ja sa kaotasid selle ära. ei kaotanud mina. Kaotasid küll. Ema, isa. missugune see nüüd siis veel on? Kus sa ei näe? Tõkkasid ju ülesse. ma ju näen isegi tärkasid. Kas sa ei rõõmustagi? miks ma peaksin rõõmustama? kohe varsti tahab kogu seega kohe süüa, aga kogu riigis pole võileiva raasugi. Sina äratasid mind üles. Aga mis su nimi on? Johannes. Mina olen Maslusike. Need on mu ema ja isa. Ma tean, räägin siin võlupeegist ja siis justus minuga midagi ime. Käed hakkasid higistama ja süda hakkas trummeldama. jalad hakkasid ka higistama ja nüüd ilmselt juba haisad, nii et ära sa igaks juhuks neid jalast ära võtta. No
meie riigis? On küll täisealine. Sai passi kätte. Sa ei mäleta või? Seal oli veel tema pilt ka sees. Aga siis me läksime ta sugulastele näitama ja sa kaotasid passi ära. Kaotanud mida? Kaotasid küll. Ärge nüüd kakeke. Te ei saa niikuinii pulli pidada, sest esiteks te juba süüa. Teiseks, kuna tuleb välja, et okas oligi maas 100 aastat, siis ju tuleb välja, et okas oligi 116-aastane. Ja sa ju ei taha selle vana mutiga abielluda. Aga ta pole mingi vana mutt. Ta on väga noor ja ilus. Ajan juba õppinud, siis tead, et see on nagu lennatarviks, tähtsatad talle põhjale. Sa ei jõua silmagi pilgutada. Mul endal kotsus ja kõnsus nagu käsk. Aga mis siis? Minu ema on ka vana. Noh, ja tal on portsud näos. Aga teda ma armastan ikkagi. Ja isa ja õpetajat. No nüüd on see ka siin. Vabandust, õpetajat ma tihtipeale ei tahtnud õppida. Ma istusin maha ja mõtlesin järele. Ma olen juba liiga vana, et olla õpetaja. Tere, Alfred! Sa mäletad mind veel? Muidugi mäletan. Ma istusin maha ja mõtlesin järele. Mul tuli kõik meelde. Noorus. Mäletad, kuidas me reisisime? Miks ma ei mäleta? Ja siis tulingi siia teid otsima. No ja sattusid külasuppisest teise suppi sisse. Mismoodi? No see siin kaotab selle mutiga abielluda. Aga see ei ole ju veel mingi mutt. Täna pole, aga homme võib-olla isegi süüa. See on okasoos ikka. Jah. Alfred, kas sa ei mäleta siis mitte midagi? Väike ja vilets harjas saab kõik ära võtta, kui okasoosikese ärdab suudlusega õige prints. Oli vist ja mingi siuke asi. Suudelge. Me juba suudlesime, nõidus on läbi ja ma ei muud homme vanamutuks. Ja me saame ikkagi hakata pulmi pidama. Pidage nüüd ikka, pidage. Endal pole süüagi, kui te kokku kuivate nagu need 2 silgu-niisku, kes siin ennem olid. Siis, aga me ei kuiva kokku nagu need 2 silgu-niisku, kes me läheme külla. Kas sa arvad, et Johannes ema ja isa ei tahagi koju kulmas seal keegutama? Koju siis koju, see on enne. Aga meil on nüüd 1-7 kilomeetri raha. Mina olen Esa, Alfred, oota. Alfred, me läheme peeglis. Kas ma pean sind ikka ja jälle õpetama hakkama, nagu nooruses? Hakkab jälle pihta. Johannes, kas sa jäid jälle magama? Asume nüüd ajaloo kallale. Ma arvan, et tänaseks mulle ajaloost piisab.